Maureen Galindo on Texase demokraat, kes on kutsunud üles miljardäride sionistide kastreerimisele ja vangistamisele ning on levitanud oma antisemiitlikke vandenõuteooriaid kogu oma kampaania vältel. Teisipäeval kaotas ta eelvalimistel, kuid sai peaaegu 41% häältest. Galindo kaotas Johnny Garciale, kuid ta sai siiski üle 5700 hääle Demokraatliku partei eelvalimistel Texase 35 kongressipiirkonna teises voorus. Galindo on saanud laialdast hukkamõistu mitmetelt oma partei seadusandjatelt. Ja meiega liitub nüüd Mark Schulman, raamatu Tel Aviv Diary autor ja Newsweeki kolumnist. Suur tänu, et meiega liitusite. Nüüd viitas Galindo juutidele, kes kummardavad saatanat. Ta ütles, et juudid kontrollivad meediat ning väitis, et iisraellased üritavad Ameerikas genotsiidi läbi viia. Ja ometi väidab ta, et ta ei ole antisemiitlik, vaid lihtsalt antisionistlik. Mida see ütleb selle vihkava retoorika normaliseerimise kohta, et ta saab lihtsalt niimoodi käituda? Sa võidki seda lihtsalt teha, täpselt nii. See on muutunud normaalseks. See on täiesti normaliseeritud. Ja see mõte, et sa võid öelda Iisrael, aga siis rääkida juutidest, kes toetavad Iisraeli. Ja äkitselt peaksid need juudid, kes toetavad Iisraeli, minema koonduslaagritesse ja kõik sellega seondub. Ja see, et kuidagi on normaalne või normaliseeritud, et 41% tema ringkonna inimestest hääletas tema poolt. Et ta sai peale oma abikaasa hääle, kas või ühe teisegi hääle, on lihtsalt raske uskuda. Sa poleks seda uskunud, kui oleksid mulle seda öelnud 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi või ükskõik millal pärast holokausti lõppu Ameerikas. Teisisõnu, pärast seda, kui ameeriklased avastasid, et Euroopas toimus holokaust. Kui sa oleksid mulle öelnud, et 41% inimestest mingis kongressi ringkonnas hääletaks kandidaadi poolt, kes kutsub üles juutide kokkukogumisele ja koonduslaagritesse panemisele ning muudele kohutavatele asjadele, oleksin ma sulle öelnud, et sa oled hull. Aga just seal me praegu olemegi, me oleme jõudnud praeguseks võimatuna näivasse olukorda. Ja ausalt öeldes hirmutab mind see, et olukord ongi selline. Tead, jah, ta mõisteti hukka, aga okei, 41% inimestest hääletas tema poolt. Õige. Aga ma tahan sinult küsida, ma mõtlen, et ühelt poolt näeme seda normaliseerumist. Ta sai need 41% häältest, see on šokeeriv. Aga teiselt poolt on mitmed Demokraatliku partei tuntud tegelased avalikult teda hukka mõistnud. Ma mõtlen, kas see on inimene, kellest me edaspidi rohkem kuuleme? Me võime oodata, et temast räägitakse veel. Ja nad mõistite hukka. Ma mõtlen, see on lihtsalt ennekuulmatu. Mõtlen, see paneb kõik, mida nii-öelda liberaalid kongressis või kuidas iganes selle nimetab, progressiivsed kongressis on Iisraeli ja juutide kohta öelnud tundumas sõbralikuna. Ma mõtlen, see oli igasugusest piirist väljas midagi, mida sa üldse võiksid ette kujutada. Nii et ta mõisteti hukka. Kas ma kuulsin mingeid hüüdeid, et võtta talt Demokraatliku partei liikmelisus ära? Kas midagi sisulist tehti? Ma arvan, et see ütleb midagi vähemalt. Ja muidugi toimub sellel poliitilisel spektril mõlemal poolel normaliseerumine. See ongi kõige hirmutavam osa sellest. See ei ole ainult Demokraatlikus parteis. Okei, ta kandideeris demokraadina, aga sama hästi võiks keegi parem äärmuslane öelda peaaegu täpselt samu asju. Kui suur vahe üldse on tema ja Frantesi vahel? Kas nende vahel on üldse mingit vahet? Aga tema ja Tolsoni vahel? No, Mark, ma tahaksin sinult selle kohta küsida, selle kohta, mida sa ütlesid, on teateid, et ta sai rahastust vabariiklastega seotud superpäkilt. Kas me teame selle kohta midagi rohkemat? Sellest olid lihtsalt teated, ma ei tea, kas see on tõsi. Ilmselgelt oleks see suurepärane viis tekitada Demokraatlikus parteis probleeme, kui teda toetada. Nii et ma ei välistaks musti võtteid. Tead, see on vana asi, mustad võtted kampaaniates ja vastased toetavad kedagi, kes lõhestab parteid. Nii et see on kindlasti võimalik. Aga vaata, ma arvan, et me oleme jõudnud punkti, mida ei saa enam eirata. Ma ei ole üks teist inimestest, kes ütleb, et me oleme nagu 30-ndatel ja nemad on sellised. Ma pole kunagi varem nii öelnud. Aga fakt, et keegi võiks tegelikult öelda seda, kandideerides kongressi. Ma mõtlen, see polnud ju keegi, kes kandideeris lihtsalt koolinõukokku. Ta kandideeris kongressi kandidaadina. Ta oli tegelikult esimeses voorus saanud kõige rohkem hääli, aga tal polnud absoluutset enamust. Seega toimus teine voor. Teises voorus ta kaotas, aga et ta jõudis nii kaugele, et teda võeti tõsiselt. Ma arvan, et me peame tõesti ütlema, et see on Ameerika juudi kogukonna jaoks väga tõsine hetk. Ja ausalt öeldes ma ei ole kindel, mida me sellega peale hakkame. Sina ja mina oleme siin. See teeb asja veidi lihtsamaks.
aga see on väga üllatav, pehmelt öeldes. õige, Mark Schulman, aitäh sulle.